Tere tulemast, täna on, ma isegi ei tea, mis päev täna on, laupäev, no ühesõnaga, nädalavahetus. Ja ma tundsin, et mul on vaja Monsterat, ehk siis taime, ühte suurt taime ja Monster on siuke hea suur taim. Nii et ma lähen ostan selle, nüüd see on 150 krooni siin, poed müüvad igal pool taimi, mis on tore. Ja ma ei tea, mis see siis eurotus on, 150 jagatud 7,2 on 20,83 perioodis eurot. Nii et 20 eurot. Ja siis ma toon selle koju ja siis vaatame, mis edasi saab. Ma ostsin siuksed asjad, sest et need on kenad, noh. Ja siin on minu uus beebi. 3 nädalat hiljem. See on juba nii palju kasvanud. Ma olen nii uhke plantmaan praegu. Ma ei seletanud väga hästi lahti, mis siin kohe juhtuma hakkab, aga põhimõtteliselt meie korter oli enne Airbnb ja sa said selle näiteks booking.comis endale bronnida ja siis tulla siia ööbima paariks ööks. Ja mul ukse taga hakkasid 10 minutit lihtsalt mingid kutid räuskama ja kobistama seda ust ja mis iganes. Ja siis ma alguses ei läinud lahti tegema, sellepärast et ma olin üksi kodus ja lõpuks ma tegin selle neile lahti. Ütlesin, et tere, et mina elan siin, et see on minu korter, et see ei ole mingi Airbnb, aga alumisel korrusel on Airbnb, minge ja ma ei tea, proovige seda. Ja siis nad olid seal mingi, ma ei tea, 20 minutit, tulid tagasi. Ütlesid, et ei, see on mingi BS, et umbes, et lase meid sisse. Siis ma ütlesin, et ma ei tea mitte midagi, et ma elan siin, et mina ei vastuta nende korterite eest. Aga siis ma andsin neile landlordi abilise numbri, et helistake sellele tüdrukule, et tema aitab teid. Ja ühesõnaga nad olid temaga mega ebaviisakad ja see oli kõik üks suur jama ja nad olid lihtsalt väga imelikud ja samas väga sebivad, nii et see, ma ei tea, mis just juhtus reaalselt. Ma olen üksi, eks ole, ja siis need mehed siis bängisid muust mitu korda, ma lõpuks tegin selle lahti ja läksin siis, andsin neile siis selle tüdruku numbri, kes nende korteritega tegeleb. Ja siis järsku, enne need kutid olid umbes tagusid must, umbes no mis iganes sõnad seal läbi käisid. Aga nii kui ma koridori astusin, hakkas siuke viisakus pihta, et mingi et me oleme Londonist ja nad olid nagu siuksed jõulised nagu tõmmud kutid. No neil oli palju iseloomu ja nad olid ülienergilised, aga mina olen üli laid back ja ma olingi lihtsalt nagu mingi pisike väike naine seal kõrval. Ma lihtsalt mingi appi. Sest et, aga ühesõnaga, kui ma jõudsin sinna, siis nad muutusid nagu kardinaalselt oma käitumist ja hakkasid üliviisakalt rääkima minuga et umbes, et sorry, et vabandust on ja siis ma andsin neile siis selle tüdruku numbri. Tüdruku sõimasid täiega läbi ja siis, et umbes, et et miks meie key ei tööta. Lõpuks nad said ukse lahti ise oma võtmega, nad lihtsalt ei osanud keerata seda. Ja siis üks kutt jäi külge lööma lõpuks, et mul on laupäeval sünnipäev, et mis sa täna teed, et tule välja. Et lähme välja ja siis ma olin nagu, ma praegu tegelen oma mingi CPR-i regamisega, et see võtab päris palju aega, et ma ei saa. Ja siis ütles, ei, kui mul on nagu laupäeval sünnipäev, täiega lähme paneme pidu on ja siis ma ütlesin, et umbes, et me võime ujuma minna nagu pühapäeval, et ma arvan, mu kutt on ka nõus. Ja siis ta täiega pettus, et ma olen suhtes. Ja siis nagu ja reaktsioon, ta oli lihtsalt mingi, okei, no ütleme niimoodi, kui ma nüüd aus olen, et siis ma ei arvanud, et sa oled suhtes, on ju, aga ei, sa võid ka kutiga tulla. Mis asi see oli nagu appi. Mul süda niimoodi tagus sellepärast, et ma kardan täiega siukseid asju või nagu ma ei ole, nagu keegi tuleb mu koju põhimõtteliselt lihtsalt taguma ja siis pärast üritab olla viisakas, aga mulle jäi see meelde, kuidas ta mu ukse taga tagus ja ropendas. Imelik. Loomulikult ma ei lähe pärast siukest situatsiooni selle inimesega välja, kes just mingi tšiki täis sõimas, kui ma oleks nii-öelda vaba, mitte et ma kuskil, ma ei tea, kinni oleks, aga ühesõnaga, et kui ma nagu tahaks välja minna, siis ma ei läheks lihtsalt juba sellepärast, et ma nägin ära, mis inimene või mis inimesed nad on. Ei tea, väga huvitav. Ma otsustasin, et ma hakkan katsetama, kuidas teha ise saia või küpsetist või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Meil on see nädal nii-öelda introduction week, ehk siis kool tutvustab meile Taanit ja kooli ja eriala ja nii edasi. Ja siis esimene asi, mis me saime teha, oli siuke tore paadituur mööda Kopenhaageni kanaleid, kus nad tutvustasid meile põhilisi turistipaiku. Ja siis peale seda me käisime rannas ja siis me tõime jalanõude riiuli ära, sest et me saime selle üliodavalt ja meil oli muidugi geniaalne transpordiviis selleks. Palun väga.
kus see koroona tuleb siit samast, siin on kolle. Harjutame tasakaalu. Henri on juba väga hea selles. Tegelikult on värk niimoodi, et stilistitööd pole ja siis ma hakkasin Wolti sõitma. Aga mul ei ole veel Wolti seljakotti, et ma sõidan riiulit. Täna on esmaspäev. Esmaspäev ei ole minu päev. Tähendab, mitte ükski päev ei ole minu päev, kui me nüüd hakkame mõtlema niimoodi. Aga ma teen hommikusööki, siis ma lähen kooli. Ma ei filmi kunagi koolis mitte midagi, sest et ma reaalselt ei tee seal mitte midagi peale progemise, nii et see selleks. Ja siis me ilmselt tripime võib-olla ringi veits ja ma ei tea, ma lihtsalt progen kogu aeg, ma ei tee mitte midagi muud. Ma reaalselt ma mõtlesin pikalt, kas ma üldse teen seda nädalablogi, kuna selles mõttes me küll reisime ringi ja vaatame Taanit ja see on kindlasti väga põnev, aga see, mis ma koolis teen või kodus teen, on see, mis ma koolis teen, ehk siis ma ei tee mitte midagi muud praegu. Nii et jah, hope you enjoy! Täna on taas kord vihmane ilm, nagu alati Kopenhaagenis ja ma käisin järel oma aloe beebil. Tegelikult see ei ole enam üldse nii beebi, sest et see on päris vana taim ja see on olnud ühe naise käes mitmeid aastaid ja siis nüüd ta tahtis sellest lahti saada ja ma sain selle tasuta ja ma sain cuttinguid ka, ehk siis ma olen väga happy. Jee! Ehk siis see on see aloe, siis, mis me saime ja see on spider plant, mis kaasanaine meile andis ja ta on juba nii tublisti kasvama hakanud ja juba on lehed tõusnud ja juured alla tulnud ja mega äge. Ja sellel aloel on 1, 2, 3 beebit ja ma pean nüüd tegelikult üle istutama, aga mul ei ole olnud aega selleks. Ja siin on meil veel mingisugused maitsetaimed ja me panime basiilikud kasvama ja see reaalselt on hakanud kasvama. Nii et super. Me tulime oma kursakaaslaste diivanit tassima. Jalutasime 700 meetrit sellega. Ei olnud väga easy. Henri, ma olen surnud. Ma otsustasin täna mitte kooli minna. Ärkasin õigel ajal, panin riidesse, tegin kohvi ära, sõin ära, tegin Henrile putru ja siis mul oli mingi, vaatasin aknast välja. Ei ole väga motivatsiooni sinna õue minna, sest et padukad sajab või no vihma sajab. Ja isegi kui ma ostsin need vihmapüksid, siis mul ei ole motivatsiooni õue minna. Ja kuna meil on IT-kursus, siis loomulikult meie õpetajad on nii IT-pädevad, et nad niikuinii teevad meil kõik kursused samal ajal veebis. Ja sa saad nii-öelda Microsoft Teamsis kogu aeg kaasas olla ja vastata ja teha kõiki asju. Ja ma seal viiruse ajal hullult nautisin tegelikult kodus õppimist, nii et mulle sobib. Ja kuna meile tassisime mingit diivanit, Henri kursakaaslast aitasime, siis ma küll tassisin seda õigesti ja kõik nii nagu peab. Mul ikkagi selgreetselt valutab, see oli päris raske. Ehk siis ma mõtlesin, et ma teen kodus mingit joogat ja venitusharjutusi ja selliseid asju, et ma ei suuda nagu 6 tundi kuskil koolilaua taga istuda. Ja kuna see on ikkagi ülikool, siis see on okei. Ei peagi ennast hulluks õppima kogu aeg ja mingi igal pool kohal käima, kui tegelikult oskate ja tajud biitid. Vaadake, mis ma sain. Kas see nimi on CPR-kaart? Täiesti võimalik. Nii-öelda ametlik citizen Taanis. Juhu. Ülimõnus on see, et isegi kui sul on hommikul kool, siis siin on täiesti normaalne see, et su kool kestab, ma ei tea, ala 5 tundi või 4 tundi, ehk siis mul hakkab 9 hommikul kooli, see lõpeb alati circa kell 2 ja mul on terve ülejäänud õhtu vaba, ehk siis mul ei ole mingit kodus tööd, kui ma olen suutnud oma progeasjad kõik õigesti teha ja me lihtsalt tripimegi mööda linna ringi, avastame uusi kohti, käime mere ääres, sest meil on meri mingi 5 minutit siit või nagu me elame ühe kanali lähedal ja see on mega mõnus. Nagu isegi kui sa käid tööl näiteks ja käid koolis samal ajal, siis sa reaalselt jääd ellu sükses rutiinis. Sest Eestis, kui ma käisin koolis ja tööl korraga, no see ei olnud tervislik eluviis, mida ma elasin. Ehk siis võib-olla siin see on tervislikum ja natuke struktureeritum. Eks näis. See on siis kellegi kodu. Inimesed reaalselt elavad siin kanali peal. Me käisime täna Glyptoteegis, mis on Carlsbergi Brewery omaniku poja Karl Jakobseni kunstikollektsioon ja seal on ka siuke nagu botaanika ja laadne asi, panen klipid siia.
Glyptoteki puhul oli see ka väga lahe, kui palju eriilmelist kunsti seal oli. Seal olid marmorsambad, Vahemere rahvaste ja Mesopotaamia rahvaste nii-öelda rahvuslikud kunstimälestised ja samas oli seal ülipalju Taani ja Prantsuse kunstnikke, mis oli väga huvitav, just 19. sajandi kunstnikke nagu Monet, Rousseau, Cézanne, Degas, Gauguin ja nii edasi. Et selles mõttes ma väga soovitan, et see oli nii suur, et me ei jõudnudki seda 2 tunni jooksul läbi käia, nii et me saame siin alati tagasi minna ja ülihea on ka see, et see on iga teisipäev vist tasuta, nagu ma aru sain, ja õpilastele on kõik kollektsioonid ka tasuta. Ja siis ma tulin koju, mõtlesin, ma nüüd hakkan hullult progema ja läksin voodisse seda tegema ja jäin magama ja magasin 20 minuti asemel 2 tundi. Ma nüüd ma tegin endale kohvi kell 8 õhtul, ma hakkan hüperaktiivseks ja ma lihtsalt progen terve õhtu. Tech girl. See on nagu kõige klišeem IT-inimese jutt ilmselt. Uus päev ja ma teen endiselt täpselt sama asja. Endiselt ma progen ja see ongi mu elu nüüd. Ja ma tegin endale rohelise smoothie, see on päriselt hea, see ei ole nagu mingi fitness influencerite halb roheline smoothie, mida kõik reklaamivad, mis on väga healthy, vaid see on päriselt hea. Ma teen sellest kunagi äkki video, aga yes! Täna on neljapäev ja nagu te näete, ma ei ole endiselt koolis, vaid kodus. Kolmapäeviti meil kooli ei ole. Eile ma programmeerisin terve päev, 11 tundi, sest et ma pean esitama eksami pühapäeval ja see siis eeldabki minult ühe sihukese lehekülje ja navigatsiooni 3 lehekülje ühendamist ja kõikide nende nullist kirjutamist. Ja nüüd ma siis eile sain need põhimõtteliselt valmis ja siis ma täna mõtlesin, et tegelikult mul ei ole mitte midagi koolis teha, kuna mul on kõik asjad tehtud ja ma pigem vaatan jälle neid online loenguid, kuna siis ma saan samal ajal teha teisi asju, kuna mul homme on töövestlus, siis ma teen edasi neid LinkedIn Learning Course, et olla selleks vestluseks pigem valmis. Ehk siis jah, ma naudin oma pehmet voodit ja olen loengus samal ajal. Mulle kirjutati Instagrami DM-i ja küsiti, et mis ma sellest kullakaevurite asjast arvan. Ja üldse, mis ma sellest influencer maailmast arvan ja see on kindlasti väga controversial topic ja väga siuke vastuoluline, aga see on äge, et naised ehitavad ärisid ja et inimestel on ideed ja nad oskavad neid hästi maha turundada. Näiteks kullakaevurid, nad on geniaalset turundust teinud selle osas, et kõik räägivad sellest. Hetkel ma teen neile tasuta reklaami põhimõtteliselt. Et selles mõttes väga geniaalne ja väga äge, aga ma isiklikult, kui ma hakkan kellelegi nii-öelda oma raha andma, siis ma mõtlen eelkõige, et mis inimesed selle taga on ja kas mul on nendega sarnased väärtused. Mul ei ole nendega sarnased väärtused, seega ma ei arva ka sellest mitte midagi ja see on äge, kui neil läheb hästi. Ma olen väga rõõmus selle üle, aga ma ei näe, et nad minu nii-öelda ellu mingisugust väärtust loovad. Miks? Sellepärast, et juba kuvand, mis on taoliste firmade taga või nende inimestega, see ei ole minu väärtustega nagu kooskõlas. Mulle ei meeldi see, kuidas pannakse endale krohv-meiki näkku, kui võlts see kõik on, kuidas teatud inimesed reklaamivad nii-öelda female entrepreneurship'i ja siis inimestele jääbki mulje, et see ongi äritegevus, aga äritegevus ei ole selline, et sa nüüd hakkad kulda kaevama, vaid esimesed 2 aastat vaevu, sa saad võib-olla sealt mingisugust sissetulekut ja mingisuguseid, ma ei tea, dividende, aga reaalselt sa seda kulda võib-olla heal juhul kaevad 50 aasta pärast ja see on ka alles mingi 2% või ma ei oska seda datat öelda, aga no mingi väga väiksel protsendil näiteks startupide puhul on ju. Et mulle pigem meeldib see, kuidas näiteks Kristel Kruustükk reklaamib naisäriettevõtlust. See on väga äge, kuidas ta näeb nippe emaks olemise kohta oma Instagramis ja nii edasi. Mega suureks eeskujuks, aga minu jaoks ei ole eeskuju see, kui inimene on oma finantsidega umbes natukene edukamaks saanud ja siis ta istub juba BEM-i roolis ja reklaamib seda, kui suur ettevõtja ta on, kui tegelikult tal ei ole mitte mingisugust sissetulekut selles osas, et kõik ta raha on kuskil kinni ja reaalselt vaba raha tal ei ole. Ühesõnaga, see on nii vastuoluline topic. Nagu näha, siis ma ei ole selline naine, ma ei ole selline inimene, mulle ei meeldi sellised võtted reklaamiks. Mulle ei meeldi see 5-sekundiline kuulsus, mulle ei meeldi see, kuidas räägitakse, et sa pead saama endale rikka mehe. See ei ole elu mõte, sa oled 30-selt lihtsalt kurb, kui sul on rikas mees ja sa said temaga lapsed ja siis lõpuks sa saad aru, et oi, ma ei armastagi teda, vaid tema raha
ja ühesõnaga kõik need asjad, sellest on nii pikalt räägitud ja minu jaoks on täielik BS ja ma ei võib-olla aus lihtsalt sükeste asjade puhul ja nii-öelda siiras ja ühesõnaga see on see, mis ma arvan sellest ja ma ei tahaks küll noortele sükest asja reklaamida, et see on nüüd nagu hea elu või see on nüüd see kvaliteetne elu ja et enda odavalt maha müümine on asi, mida võiks teha, pigem investeerida pikaajaliselt iseendasse ja 10 aasta pärast olla see, keda väga hea sõnaga mäletatakse ja kellest ei tehta mingisuguseid pommuudiseid igal teisel päeval. Minu arvamus. Ärge nüüd palun kommentaarid, heitige mind selle pärast. See on tänaseks kõik, sellepärast et homme mul on töövestlus ja sellest ma räägin oma töövideos, mis kunagi välja tuleb, kui ma selle töö saan ja kui ma ei saa, siis ma pean ka ilmselgelt selle video tegema ja mõtlema välja, kuidas ma muud moodi Taanis tööd saan, nii et kui sulle see sisu meeldis ja kui sulle mu ausus meeldib ja kõik muu, mis ma räägin, siis subscribe ja like seda videot taaskord, sest et siis see jõuab rohkemate inimesteni ja aitäh! Ciao!